Tegelikult mul on hea meel, et Tallinn on tõsiselt võtnud talispordi käsile ja me oleme see aasta ju tegelikult avanud mitmes linnaosas uisuväljakuid. Traditsiooniline Harju tänava uisuväljak, Nõmmel on juba teist aastat, Pirita, nüüd on siis Mustamäe kord on ja ma arvan, et see on üks suuremad väljakud jällegi. Ja mul on hea meel, et me saame Mustamäe inimestele ka seda rõõmu pakkuda ja mis puudutab nii-öelda plaane, siis tegelikult see väljak siia jääb 3 aastaks, nii nagu praegu see vastavalt hankele on kokku lepitud. No mis tähendab seda, et talvise ajal loomulikult meil on uisuväljak, aga suvisel ajal see korjatakse kokku kõik on ju ja siis loomulikult taastatakse esialgne olukord ja meie lapsed saavad siis suvisel ajal jällegi mängida siin korvpalli ja võrkpalli. Ja siis talvel vastavalt tuleb tagasi. See periood, see töö kestab siin kuni siis märtsikuu lõpuni, ehk siis lastel on ja täiskasvanul on võimalik siin nautida uisutamist 3,5 kuud, aga mis puudutab siis järgmist aastat ja ülejärgmist aastat, siis sesoon hakkab siis juba 1. detsembrist ehk siis 4 kuud. Mis veel loomulikult teeb rõõmu see, et meie lastel kehalise kasvatuse ajal on tunnid ju tegelikult uisuväljaku kasutamine on tasuta. See info on antud ju kõikidele koolidele edasi. Ma loodan, et kõik kehalise kasvatuse õpetajad on ennast juba registreerinud läbi selle registreeringu keskkonna, nii nagu me oleme nendele info edasi andnud ning juba varsti siin kehalise kasvatuse ajal me saame siis juba lapsi näha uisuväljakul. Ja loomulikult on rõõm seda avada kõike jõulukuul, pühade kuul ja teha sellega natukene jõulud või isegi veelgi rõõmsamad ja tegelikult ma kasutangi kohe võimaluse ära ja soovin kõikidele häid pühi ning meeleolukat aastavahetus ning head uut aastat.